puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valu. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad, tere tulemast Sirje ja tere tulemast Mariann Joonas Tõnumaa. On õieti öeldud? On. Tere Anu, tere Sirje. Just. Lastekirjanik. Et Kobakäpa raamat, see ei oska lugedagi, esimesse klassi tuleb minna. On sinu sulest ilmunud, kas on üldse esimene raamat või? See on üldse kõige esimene raamat mul, jah. Sinu elus? Vau. Mis nüüd juhtus siis? Mariann, kes on meil Telegramist ja inimene, kes räägib ufodest ja vandenõudest, lamedast maast ja kõigest sellest on äkki nagu siis taltunud, saanud vahepeal 3 last ja siis muutunud normaalseks inimeseks tädide sõnul. No see Kobakäpa raamat on tegelikult küpsenud umbes 12 aastat juba. Ja see lihtsalt algas sellest, et kuna mul on endal nii palju igasuguseid äpardusi juhtunud elus, siis ma hakkasin kirja panema ja see tundus kõik nii naljakas nii mulle endale kui ka teistele, et mõtlesin, et võiks teha raamatu. Aga mitte lihtsalt niisama raamatu, vaid sellise, kus oleks mingi sügavam mõte ka taga muidugi. Ja see mõte siis on see, et vigade tegemine ja eksimine on täpselt sama loomulik osa elust kui õnnestumine. Aga millegipärast see meie elus tihti nii ei ole, juba koolisüsteemis on ju, kui sa saad teed vea, saad 2 on ju, või kukud läbi või, et ainult nagu see hea on see okei asi. Vähemalt siis, kui mina koolis käisin ja ma arvan, kui teie ka käisite, et tänapäeval muidugi see on hakanud natukene muutuma, aga põhiasi on ikka sama, et me ju tahame olla seal PISA testide tipus ja meil on eliitkoolid ja Eestis on üks maailma parimaid haridusi ja head ülikoolid ja kõik see. Sul jooksis lõpuks nagu juhe kokku. Et lihtsalt eriti just ka nüüd vaadates nüüd seda viimast 5 aastat, et meil on niigi nii palju stressoreid, mis mõjutavad meie vaimset tervist, et me võiksime vähemalt iseendaga olla sõbrad ja kõikide enda heade ja vigadega, et ja kõigepealt iseendaga ja siis oma lähedastega ja siis muidugi, sõpradega. Aga kui sa saad endaga hästi läbi, siis sa ju oskad teistesse ka suurema empaatiaga suhtuda. Et just see vigade tegemine ka, et tihtipeale need õpetajad ja need lapsed ja need vanemad, kes ise on nii suure selle perfektsionismi ihalusega, need nõuavad seda teistelt ka ja see on nii väsitav talle endale ju ka, mitte ainult nendele teistele. Ei, aga osadele inimestele see on nagu elustiil. Fuel ja kütus ka. Ega see ei ole halb, see perfektsionism. Lihtsalt see tasakaalu on vaja, et see ikkagi nagu, vead on nii loomulikud ja mitte ainult seda, et kui ma siis seda raamatut tegema hakkasin ja koostama, siis ma hakkasin ka teadust uurima vigade tegemise kohta, et selle kohta on nagu tohutult palju teadusuuringuid. Ongi uuritud vigade tegemist ja kuidas see meid mõjutab ja õppimist mõjutab, et tegelikult palju paremini õpivad ja omandavad materjali need õpilased, kelle jaoks eksimine on normaalne, siis nad läbi vigad õpivad palju rohkem versus siis need, kes ei luba endale eksimist, nad tegelikult jätavad nii palju vahele, et nad nagu keskenduvad rohkem sellele, mis tuleb hästi välja ja siis hakkavadki seda niimoodi. Ja nad õpivad pähe ka vaata, nad ei mõtle nagu sisuliselt, vaid nad õpivad, tuubivad, ma mäletan seda lihtsalt iseenda pealt. Et kõik sellised asjad, pluss see on ju, et ettevõtjad ju ütlevad, kui ühest suust, et sa vigadest õpid rohkem kui õnnestumistest. Seda elukogenud inimesed ütlevad seda sama. Okay. Nii? Mina tahtsin teha lihtsalt ühe väikse remargi, et Taanis pidi olema koolides niimoodi 70% reegel vist, et need, kes on nagu oivikud, need ei ole nagu eriti kõrgelt hinnatud, et kõige lahedamad on need, kes on nagu see 70% peal, et kes lihtsalt nagu teevad ära, aga nad ei pungesta. Vaid, et võetakse nagu chillilt lihtsalt kõike, et me saame kõigest läbi, aga meil ei ole nagu seda, et me peame võistlema oma vahel kogu aeg, me peame võrdlema oma vahel.
no vot siin oma raamatus ka mainin, et see Fordi autokompanii asutaja siis issake, mul läks see nimi, John Ford, jah. Ma loodan, et me ei olnud valesti, see oleks eriti kobakepp praegu. Näed pole. Pärast vaatame üle. Tema igastahes ütles, et need, kes kunagi ei eksi, töötavad nende heaks, kes eksivad. Et see on ju ka nii, et need, kes on need viielised, nad tihtipeale, seal on juba see riskimise julgus, kui sa julged eksida, sa julged riskida, sa saavutad rohkem, või nagu sina ütled, eks, et kes ei riski, see šampanjat ei joo. Ja niimoodi ongi, et kui ma vaatan enda koolikaaslasi, siis ikkagi kõige julgemaid saavutusi on ikka teinud need, kes julgevad eksida. Ja kas ei ole kooliajast ka, ma olen vaadanud, et sellised natuke sellised Joosep Tootsilikud inimesed ja natuke sellised pahalased, need on täna palju edukamad ja saavad hakkama elus, ja on isegi andekamad igast küljest. No aga kuidas sa seda kõike nüüd defineerid, et üks on teadlane seal, ta ei paista silma, teine on ärimees, ta paistab silma. No ka tõsi, jah. Aga teadlased ju ka tegelikult ei on muidugi. Päris teadus ongi ju see, et sa eksid, et nendest teadlastest, kes on saanud Nobeli preemia, on 2/3 öelnud, et nad siis see võidule viinud avastus sündis tänu sellele, et nad tegid vea. Et juhtus seal katsekäigus mingi viga ja siis nad avastasid, et see tegelikult, kui sa mõtled 2/3, see on ju mega suur osa, et selline asi võiks inimesi julgustada, et nad tänu vigadele võivad nii palju uusi asju avastada enda jaoks või tõesti viia tegelikult enda elu uuele tasandile. Et vigade tegemine on, see on tõesti olulisem kui õnnestumine. Lihtsalt selle jaoks, kui sa tahad kasvada või areneda või saavutada midagi. No aga kuidas sul läks selle meenutustega siis, kui sa hakkasid raamatut kirjutama? Ma vaatasin algust siin, et sa kerisid ikka päris väiksesse või lapsepõlve ennast kohe. Et kuidas sa isegi mäletad sellist asja, sest kui ma hakkan mõtlema, me ei mäleta. Näiteks minul puudub see kobageen, minu ei ole midagi kobastanud eriti, tõsiselt ma ei aja eriti midagi maha. Aga see ei tähenda muidugi, et vaata, igal ühel on oma mingisugused kompleksid või kiiksud või asjad. Aga see kobakäpp ei pruugi olla nagu füüsiline kobakäplus. Miks ma keskendusin siin nendele füüsilistele kobakäplustele on see, et sellega on esiteks inimestel kerge samastuda, aga teine on see, et kui sa alustad sellistest füüsilistest kobakäpa lugudest, mida on palju lihtsam teistega jagada ja mille üle on lihtsam naerda, siis tegelikult sa lõpuks suudad rääkida ka nendest teistest kobakäplustest, mis sul on mingil teisel tasandil juhtunud. Et see on lihtsalt selle julgustamise jaoks. Ja, sest minul on rohkem see, et ma mäletan kooliajast, et ma ei julgenud küsida, ma julgesin kätt tõsta, kui mul oli pähe õpitud, aga et ma oleks julgenud küsida, ma mõtlesin, et ma küsin nii lollaka küsimuse, et kuidas ma niisuguse lollaka küsimusega siis nüüd esinen, et kõik naeravad mu üle. Et mul oli see verbaalne värk oli palju tõsisemalt üleval. Mina olen jõudnud sellesse etappi elus, et märganud, et nii äge on olla loll. Ja, nii äge on olla loll ja praegu ma tõsiselt mõtlen, et kuule, ma olingi, tegelikult mul olid kõige paremad küsimused olid tegelikult mul peas, aga lihtsalt, et ma julgen, sest need olid erinevad. Ja praegu ajakirjanikuna ma näen, et see on tegelikult kõige suurem rikkus, sest et ma küsin niisuguseid küsimusi, mis on võib-olla ongi natuke totrad ja provotseerivad võib-olla. Et tegelikult vaatame teinekord just see, mida sa ise pead enda veaks, võib hiljem selguda, et ongi sinu kõva omadus. Absoluutselt, et see ju sind eristabki teistest inimestest, et kui keegi näeb sinu puhul midagi, mis sa mõtled, issakene, kuule, sa oled täiesti teistsugune kui teised inimesed, see ongi ju see sinu eriline asi, issakene, kasuta ära seda. Ja täna mulle on ka see meeldib, et kui ma tõesti mingis valdkonnas, kas tehnikavidinate või ükskõik mille osas, milliste teadmiste osas, ma tõesti ei saa aru, ma ei tea mingeid asju. Vaata, vanasti oli kuidagi selline tunne, et kui räägiti millestki, siis sa üritasid teha näo, et okei, ma tean, ma olen seda lugenud, ma olen sellest kuulnud. Täna on kuidagi nii vabastav tunne see, kui ma ütlen,
ei, ma ei ole seda filmi näinud, ma ei ole seda raamatut lugenud. Ma ei oska seda tehnikavidinat kasutada. Ma ei saa mitte midagi aru. Ja ütlengi, ma ei saa mitte midagi aru ja see on nii hea tunne ja öelgu mulle keegi, et kas sa oled loll, kas sa oled rumal, kõik teavad. Siis ma tahaks öelda, aga vaata, sina tead neid asju, millega sina igapäevaselt tegeled, aga sa ei tea jälle neid asju, kui ma viskaks sulle praegu õhku mingisuguse oma teema, sa pole kuulnudki sellest ja sa ei tea sellest mitte essugi ja võib-olla sa ei oska üldse kirjutadagi ja kirjutad vigadega ja oled täielik lammas, aga see ei saagi võimalik olla, et sa võiks koju jõuda inimestele, et me ei pea olema kõikides asjades perfektsed. Õnneks nüüd tuli see AI ka veel, ma olen nii õnnelik. Tead, seal ma võin talle kõige lollimaid, maailma kõige lollimaid küsimusi esitada ja ta suudab... Ta on nii viisakas ja nii rõõmus, et sa küsid. Et ma loll olen, just. Ja ta viib mind selle tulemini ja see on nii tore, aga ma tahaks, et ma saaks inimestega täpselt samamoodi suhelda ja öelda, vabandust väga, ma ei tea, ma ei oska, no ma ei saa aru sellest. Mina küsisin just AI käest, kas see oli vist täna hommikul, et mis ilm on? Ja siis ta ütles, aga seda ei saa mina öelda, sest et minul ei ole juurdepääsu ilmaennustustele. Kujutad ette need? Ossa raks. Ma ütlesin, nii. Ja ütlesin, oi, vabandust, et ma nagu pettumust valmistasin. Seda ma ei teadnud. Ma ei nagu testin teda kogu aeg. Ja. Muide, siis kui ma selleks raamatu esitluseks valmistusin, see oli Viru Keskuse rahvaraamatus ja muide see oli nii täis, et ei jaganud istekohti. Siis ka leidsin ühe sellise teksti, kus siis AI käest oli küsitud, et mis sa teeksid, kui sa oleksid 24 tundi inimene. Ja siis ta erinevaid asju seal kirjutas ja siis ütles, et ma teeksin vigu, sest ma tahaksin kogeda seda, et mis tunne on olla mitte täiuslik. Ma komistaksin ja kukuksin, ma tahaksin teada, mis tunne see on. Ta muidugi on nii tohutult mitte täiuslik praegu, et see on traagiline. Seda küll. Aga see nii toredasti kirjutas seda ja see just on selleks, et inimesele endale vaata meelde tuletada. Ja et... No aga mõtle nüüd, sina oled 3 lapse ema, lapsed käivad sul paar tükki juba koolis või kuskil? Üks käib koolis. Üks käib koolis, nii. Kas sa seal oled märganud nüüd tänapäeval, vaata meie mäletame oma seda ammust aega on ju, et no vaat sa ise ka räägid siin saateks, kui mina käisin eelmise sajandi 80-ndatel, 90-ndatel lasteaias ja koolis. Kas sa oled nüüd tänasega märganud mingit erinevust? Siin sa ütledki, et siis pandi väga suurt rõhku õnnestumistele on ju, võitudele, headele hinnetele, hea laps olemisele. Kas seal oli see käitumishinne ju oli mitte rahuldav, hea, väga hea. Kas täna ka seda enam on? Ma ei ole ammu näinud mingit tunnistust või kokkuvõtet. Ma ei oska sulle selles mõttes vastata, et minu laps käib Waldorf koolis ja seal on natuke teistsugune suhtumine. Et seal on ka see, et vähemalt algkoolis ja minu meelest ka põhikooli väiksemates klassides ei panda hindeid ja lapsele antakse tagasisidet, aga tagasiside alati algab sellest, et mis on su tugevused ja vigade puhul räägitakse seda, et kuidas ma saan aidata sul seda paremini teha või kuidas sa saaksid seda paremini teha, et ei ole nagu seda, et kuule, sa ei oska. Istu kaks. Nagu mina seal kirjutasin sellest, et kuidas ma käisin spordipäeval 2. klassis ja siis ma tõesti nagu, see tundus mulle nii äge elus esimest korda selline võistlus ja koolis ja Kalevi staadionil ja siis on teatejooks ja siis klassikaaslased ütlevad mulle, et sa jooksid nii halvasti, et me sinu pärast kaotasime. Ja siis tuleb kekaõps ja ütleb mulle, sa ei oska joosta. Aga mitte kunagi kõigi need 9 aasta jooksul ta ei õpetanud mulle, kuidas joosta või kuidas õigesti jooksmine käib. Mul tuli täielik plokk ette, ma mingi 7 aasta blokeerisin üldse, ma ei läinud spordipäevale, kõik. Ma tean, mul oli täpselt see sama, mul oli kehalise kasvuskonna, ma olin väike, eks ole, ja kõik ei tule, mitte miski ei tule välja, Palliv ise oli otse nina ette ja nii edasi, et see oli tegelikult päris õudne, kuidas, ma loodan, et nüüd on natuke vist on muutunud kehalises kasvatuses, et ei ole nagu, et kõik peavad ühe mõõdu järgi tegema. No seda osatakse täna nõuda juba, et vanemad on teadlikud, lapsed on nii targad. Tänapäeval laps ütlekski selle peale õpetajale, et sa ise ei ole ju meid jooksma õpetanud, aga tol ajal lihtsalt ei ole. Ma ei isegi nagu selles mõttes, et mulle
mulle meeldis, et minu vanemad siis ütlesidki, lubasidki, et davai, siis ei lähegi, et ma võisin nagu ise teha neid otsuseid. Aga kui palju oli neid lapsi, kes nagu pidid ja ma ei tea, põdesidki iga kord seal spordipäeval, on ju. Ja alati mingi läbi negatiivsuse tehti kriitikas. Ma mäletan, mul tuli kaugushüpe meelde. Samamoodi Kekaõps ütles, kui ma piisavalt kaugele ei hüpanud, endal nii pikad jalad ja siis hüppad nii närusalt nagu no mis asi see siis on? Ma tundsin, issand jumal, raske, mul on ebaloomulikult pikad jalad või et järsku see on nagu takistuseks. No sa saadki kogu aeg sellist tagasisidet, on ju, et või kui kooliarst ütleb, et sa oled nagu peotäis konte ja kaltsu kubu, on ju. No see ei ole arsti ja pedagoogi nagu öelda, et mul on nii kahju, et vaata, et ei olnud seda südikust siis öelda vastu ja loomulikult lapsel ei olegi, sellepärast saab pigem trauma, kui et hakkab seal täiskasvanuga jagelema, on ju. Et see ei tähenda, et kriitikat ei võiks teha, et loomulikult, aga ongi küsimus, et kuidas sa seda kriitikat teed, et kas see inimene, kas sa paned ta sellisesse vormi, et inimene on võimeline seda vastu võtma. Aga järsku aga tead, mis praegu mingi vanem kuuleja seal teisel pool kaamerat mõtleb. Aga sellepärast kasvavadki need lumehelbekesed, pehmo ja pilvekesed, sest nad ei tule raskustega toime, nad ei tule kriitikaga toime, nad ei tule elus ette tulevate takistustega toime. Aga mina ütlen just, et kui inimene saab selle kobakäpaga iseendast sõbraks, siis ta just tuleb toime, sest et siis ta õpib oma vigade ees ka vastutust võtma, õpib neid üldse ära tundma. Et ei ole seda, et teed vea ja siis kohe mina ei tea midagi. Et see ju laieneb igale poole. Ma ei tea, tööalaselt sa ju võid teha sellise vea, mis maksab elusid või ma ei tea, mingi... Või samamoodi poliitikas on ju, kui poliitikud teevad ja nad ju ei taha tunnistada, sellepärast vaata, milliste tagajärgedeni see viib. Me juba ühiskondlikult ei salli vigade tegemist, aga kui me hakkaksime seda võtma kuidagi loomulikumalt, kas see mitte isegi niimoodi, aga lihtsalt, et kui me aru saame, et on viga toimunud, et siis me ütleksime, kuule, okei, me nüüd saime aru, et teeme siis need asjad teisiti, aga mitte niimoodi, et ei tohi, sest et kui kõik saavad teada, siis me, ma ei tea, kaotame võimu või oma sooja koha ja nii edasi. Aga minu meelest näen on natuke rohkem, nüüd lähme poliitikas veel, rohkem näritud see, et osad jällegi vastavad hästi kiiresti ja ütlevad jah, juhtus. Ja ütlevadki vabandust ja siis see vabandust, sa ei usu seda. See tuleb nagu automaatselt, on ju. Vaata, siin on mingid suuremad prahmakad olnud mingite ravimitega või mingid valearvestused on tehtud mingite asjadega. Ja siis tulebki ja ütleb, aga vastutuse võtmist ei ole. Jah, ei ole. Lihtsalt öeldakse ruttuse vabandus ära, siis sellega on nagu ühel pool, aga edasi nothing. Aga siin ongi see, et kuidagi meil ei ole ju ka seadustes seda poliitilise või seda vastutuse võtmist ei ole ju, et poliitikud teevad seadusi, nad ei pane sinna, nad on nii targad siis. Jah. Okay. Kas sa räägid siin ainult lapsepõlve sellistest juhtumitest või siis lähed ka nagu järk-järgult tõsisemad järk-järgult lähen, selles mõttes, et sealt teidub kõik, et need kobakäpa juhtumid on ikka nagu sellised füüsilised on ju ja naljakad, et vahet pole, kas on lapsena või täiskasvanuna. Aga jah, ma seal lõpupoole ikkagi puudutan ka tõsisemaid teemasid, et mis siis, kui tulevad need päris prohmakad elus ja mis juhtub siis, kui sa palud andestust, aga sul ei antagi andeks, mis see tähendab, on ju. Et andestamatuse kogemine on ju. Või see, et kuidas sa muudad need vead millekski ilusaks, mingiks ilusaks osaks oma elust või vajalikuks või kuidagi sa teed sellest nii-öelda eduloo oma sellest veast. Aga too mõni näide, ma ei ole lugenud, Siiri on lugenud seda raamatut, mina ei ole. Too mõni näide, see oleks põnev. Viimases peatükis ma tõin siis sellise näite, kus Aivar Haller, kes on siis koolipapa ja sportlaste ja ärimeeste mentor ja hästi palju ta on panustanudki ka meie hariduspoliitikas, on ju, ta on nõustanud ju meie ministreid ja haridustöötajaid ja ministeeriumeid. Et tema tegelikult kunagi 80-ndatel kandis karistust salarelva veo eest
et tegeles sellise asjaga. Relvade smugeldaja. Just. No, ütleme eesti aitas keegi. seda siis korraldada. Ja siis kandiski reaalselt vanglakaristus selle eest. Nii. Aga ta on selle nii ilusasti, see on ta lausa CV-s sees, et kui sa lähed ka tema kodulehel, siis seal on kirjas väga ausalt see, et sa ei saa seda talle nina peale visata, sest ta on selle ausalt välja öelnud. Ja ta ongi ehitanud selle peale, et okei, sa võid elus läbi kukkuda täielikult, aga sul on alati võimalik alustada uued tehelt ja sa võid ennast üles töötada tippu, et sul ei ole mitte mingeid takistusi tegelikult ja ta on teinud selle nii ilusasti nagu osaks siis oma loost, mitte ei peida seda kuskile. Ja siis ma tõin ka seal sellise füüsilise näite, et Jaapanis on see kintsugi kultuur on ju, vaata, kui sul läheb nõu katki, siis selle kullaseguse lakiga saab parandada selle ära, et see relvavedu ongi see Aivar Halleri kintsugi, mis siis ühendab niimoodi ilusasti sädelevalt tegelikult seda tema teekonda. Kummaline kogemus oli mul hiljuti, tegin intervjuu selle Uku Jürjantaliga, kes on siis kickboksija ja profiboksija. Ja mind hämmastas see, et ma läksin intervjuule, hakkasin ta tausta uurima, sealt tuli kõik välja, millega ta on seal ka vanglas istunud koos vennaga, hakkasid narkoäri ajama, et sponsoreerida oma sporti ja siis ma mõtlesin, kas rääkida sellest või mitte rääkida. Me pidime hoopis tema sellest viimase aja saavutustest ja teekonnast ja kõigest muust rääkima, et kas ma hakkan seal surkima või ei hakka. See oli nii lahe, kui ma ütlesin lihtsalt mingi ühe lause, et mida sa oled elust võib-olla õppinud või kuidas sa nagu, kui oled auku kukkunud, on ju, üritasin kuidagi ümardada kogu seda asja. Siis tema kõik rääkis kohe loo ära, kuidas tema oli noor, ta oli juba selle all maailmameister, siis ta oli vist ka valitud Eesti, ma ei tea, parimaks üldse kickboksijaks on ju, ja siis käis pauk ja kukkus vangi on ju koos vennaga, siis ta rääkis üksikasjaliselt, pool intervjuud oligi see, sest mind hakkas see vanglaelu nii erutama on ju. Aga kui vahetult või mitte ükskõikselt, vaid nagu siiralt ja ausalt ta rääkis, millise vea ta on teinud, miks ta on selle teinud. Ta ütles, et see on ta elu parim asi, mis taga sai juhtuda, sest kohe sellel hetkel, kui ta seal eeluurimisvanglas oli, sai talle selgeks, see tunne oli nii kohutav tuleviku suhtes, et ta sai sellest nii metsiku õppetunni, et see pani teda hoopis nagu pürgima veel nagu kaugemale, kõrgemale ja muutuma paremaks inimeseks, sest ta arvas, et kui ta ei oleks tookord vahele jäänud, kui tal oleks õnnestunud need mingid asjad ära teha, on ju. Ta teinud uuesti. Ja ta oleks nagu nii uuesti ja uuesti teinud, et see oli hästi põnev nagu. Et pluss, et vangla kogemus ka, ma ütlesin, vanglas sa võiksid ju jäädagi sinna ju ringi ratast käima, et kus see tugevus jällegi inimestel tuleb, et ei, ma ei muutu selliseks. Ühesõnaga, lugege, ma ei hakka seda ümber jutustama siin. Aga lihtsalt see hämmastas mind, kui lihtsalt see inimene võttis seda asja kui enesest mõistetavalt, et siin ei ole midagi häbeneda. Ja viimasel ajal mul ongi tunduma hakanud, et paljud inimesed räägivad ausalt nagu oma eksimustest ja siis ma ei saa ka kunagi ajakirjanduses sellest aru, et kui võetakse mingi inimene ette, me kõik teame, et ta on kunagi ammu eksinud, tal on mingid jamad olnud, on ju. Ja siis tehakse nüüd uus lugu, võib-olla 20 aastat sellest möödas, 30 aastat sellest möödas, siis mitte kunagi ajakirjanik, võt siin superajakirjanik võib meile rääkida, ei jäeta ikkagi seal mainimata seal eraldi kastikeses või lisaloona seal kuidagi, et aga ta on teinud neid ja neid asju ja tulnud, et kõiki neid asju. Ma alati mõtlen, võiks nagu selle ära unustada, inimene on ilmselt ise ka aru saanud, sellest õppinud. Et miks see vana saast sealt alati kuskilt põhjast üles korjatakse, et see on nagu hästi kurb. Ja siin ongi see, et kuidas sellesse suhtuda, et miks ajakirjanik paneb selle sinna, kas ta nagu tahab meelde tulla, et näe, ta teeb ka selliseid asju, aga kui pannagi selleks loo osaks vaata, et mitte nii, et sa parastad, et näe, sa kunagi olid siuke, vaid rääkidagi ausalt selle inimesega, et kuule, et aga mis sa sellest õppisid või? Et seesama, tulen korra tagasi sinna vanglamineku loo juurde, et kui sa koged andestamatust,
et see on nagu hull tunne tegelikult, et mõtle, mulle ei andestatuki, mis iganes olukorras, see ei pea olema vangimine. Sest vaata, kui palju inimesi meil on täna tühistatud. Terve pliaad inimesi on tühistatud ja neile ei ole andestatud. Ja. Et sellest me ei saa ka nagu hästi aru, et ma tean, paljud nendest on väga kurvad selle pärast, nad kahetsevad. No, ma ei tea, mida kahetseda, kui sa oled aus inimene ja ütledki asju päriselt välja, sellest me ei saa nagu aru. Et meie peaks tegelikult vabandust paluma, et me oleme nii silmakirjalikud ja me ei julge asju õigete nimedega nimetada. Pigem, et tegelikult see andestamatus on meis endis. See on meis endis, aga sellest saab õppida ja sellest sa saad õppida seda, et kui sa oled kogenud andestamatust, siis sul on palju lihtsam olla teiste suhtes empaatiline ja sul on lihtsam teistele andestada. Sa oled ise kogenud, kui hirmus tunne see on, kui sulle ei andestata. Et kui sa jõuad nagu selleni, et sa selle olukorra ise endale andestad, vot siis sa oskad ka teistele andestada. Et see on tegelikult ka üks selle raamatu selliseid taustamõtteid, see andestamise mõte, et see, et sa kõigepealt andestad ise endale, kas või nende väikeste vigadega. Vaata, kuidas mõne inimese sisehääl on, et issagi, miks ma jälle nii tegin või mingi appikene küll ja siis ta nagu enda sees kogu aeg kogeb seda, kuidas ta mingites asjades eksib ja kui ta näeb, et teine eksib samamoodi, siis ta ütleb talle, et näe, kuule, vaata, ole talle saamatu, on ju. Aga tegelikult, kui sa ise endalst ju endale selle andestaksid, mis asja, et see väike asi, siis sa samamoodi ütleksid teisele, kuule ära põe, väike asi, lase lahti. Jah, oleneb asjast muidugi. Oleneb asjast. Kui see su elu ohtu seab, siis see on kuidagi raske andestada. Aga vaata, lõpuks on niimoodi, et sa ei saa minna edasi, kui sa ei andesta isegi nende hullude asjadega. Et Sest kuidas sa ütled arstile, kui ta teeb mingi kohutava vea, mis lõpeb väga traagiliselt? Kuidas sa ütled? No, kuule, see on nagu arstiametis sees, et viga tuleb Viga tuleb kõigile, et see on tegelikult, see on selline asi, mis meil on ühiskonnana täitsa nagu läbi arutamata, puremata, et kõik see vigade tegemine, kuidas sellega tegeleda. Et see on hästi suur teema tegelikult, see ju, sa saad seda igasse valdkonda laiendada. Ma võin ühe väga ilusa loo veel rääkida sellest andestamisest, et USA-s oli siis üks teismeline, kelle üks teine teismeline ära toppis, mis iganes kakluse käigus. Ja siis see teine teismeline siis läks vangi. Ja nüüd see poiss, kes ära suri, tema ema otsustas, et ta otsib selle poisi ülesse, kes ta lapse ära tappis. Ja kutsus, kui ta vanglast välja sai, ja kutsus ta sööma, kui oli tema lapse sünnipäev. Ütles, et nüüd me tähistame koos. Ja siis endast said sõbrad. Mitte ta ei läinud kätte maksma? No see võib kõige karmim nagu olla kogemus või kool üleüldse. Jah, et sa seda inimest nagu nii tagasi enam ei too, et sa saaksid ka ise nagu hingerahu. Jah, esiteks ise hingerahu ja siis, et lihtsalt, et veel ühe lapse elu ei oleks rikutud. Seda ka kindlasti, jah. Okei, lähme natuke rõõmsamate teemade juurde. Lihtsalt see, ma tean, see on niisugune asi, et see toobki pisara silmaga lihtsalt, et tahtsin tuua näite, et sellised asjad on võimalikud. Siis me peame nagu ise need asjad endaks läbi mõtlema. No aga mõtleme siis selliseid asju, et kui jälle poliitika juurde, siis selle läheb lõbusamaks. Et kui meil mingid poliitikud teevad mingi väga tobedaid ja väga jultunud vigu, mis saa ju kõiki asju neile andestades? Ei saagi, aga selles mõttes, et aga palju lihtsam on ju andestada, kui inimene võtab vastutuse selle eest. Võtagi vastutus ja ära rohkem tee seda tööd, tee midagi muud, issakene ega elu selles seisma jää. Aga lihtsalt ära tee niimoodi, et sa eitad ja sa kogu aeg mingi vahetad neid oma positsioone, kogu aeg oled seal rattas ja kogu aeg mingi sakerdad seda. Aga kuidas sa ütled seda sellisel inimesel? No, see ei jõua talle mitte kunagi kohale. Ei jõuagi, aga selle jaoks ongi vaja nagu mingisugust suuremat muudatust. Ja arvestades seda, et kõik igasugused võimuhierarhiad ja see, milliseks inimesena üldse kujuned, see ju hakkab koolis, siis kuidagi koolis võiks olla juba see, et sa ikkagi suhtud teistmoodi vigade tegemisse ja kodus ka.
ja kodus me jõuame koduni ju, issand, Ja kodus vot ei tohi sellepärast- ühtegi viga teha. Klaasi ei tohi ajada ümber laua ja nüüd peal. ma jõuan tagasi siis selle looni, et kuidas sellest sündis lasteraamat. Nii. Et 3 aastat tagasi läksin uuesti Tiina juurde, ütlesin, et kuule. Nii, ütle nüüd, et Tiina on kirjastaja. Tiina Ristimets siis on kirjastaja Pilgrim kirjastuses. Nii. Ütlesin, et Tiina, nüüd ma kirjutan selle raamatu lõpuni. Ja siis Tiina ütleb, kuule, aga meil just siin mingil sarnasel teemal täiskasvanute raamat tuleb, et kirjuta lastele. Ja ma ütlesin, okei, no siis ma ühesõnaga natukene... Et oled hiljaks jäänud, võt oma kirjutamisega. Jah, aga ma mõtlesin, okei, nii mõtlen selle peale natuke ja siis ma sain aru, et see ongi tegelikult õigem tee, sellepärast, et on nii palju täiskasvanuid, kes mitte kunagi raamatuid ei loe, aga nad loevad lastele. Oma lastele ju loevad. Nutikas. Vot, et siis, kui seal lasteraamat, siis tegelikult palju rohkemad täiskasvanud loevad seda. et niimoodi see raamat siis sündiski lastele. Okei. Et siin on ju tegelikult ka lastevanematele mõeldud sellised osad, et seal on natukene midagi kõigile. Ahaa. No ka sina võid ju kommenteerida siis, kui sa oled siin läbi lugenud. Kas sa sai targemaks või? Ei, mis ma nüüd ikka nüüd nii väga, aga jaa, et seal on tõesti need teadusest võetud nupud, eks ole, ja pandud siia vahele, eks ole. Ja kas on ka psühholoogide tsitaate on seal ju ka. Nüüd ma sain aru, siia on nagu sellised terakesed, killukesed ja nipikesed pandud, eks ole. Et näiteks killuke teadust, nad on näiteks, eks ole, Columbia ülikooli uuringust siis 2016 jõuti järeldusele, et põhjendamatu vastumeelsus vigadega tegeleda on pärssinud Ameerika haridust. Vot nii. Aga see on ju tore uudis, terake tarkust. Oma vigade üle naermine võib pikendada meie enda eluiga. Ja see on veel parem. Ja kellegi teise üle naermine võib seda lühendada. Oi, see mulle meeldib. Oh my God. Mul tuleb sellega seoses see naermine, et oma vigade üle naermine. Viimase selle intervjuuga see kutt, kes nüüd siis vangis istus, on ju. Siis tal tuli jälle selline asi. Tema ütles, et tema jaoks oli hämmastav see, et me olime kunagi kohtunud, ma ei teadnud, et me oleme kunagi kohtunud ja tema oli siis 18, kurat teab, kui vana ma siis olin, ma olin ikka täiskasvanud naine. Ja mina olin autoga, siis mul oli selline Nissan Patrol, pürokas. Ma mäletan seda autot. Meeldis see auto, see oli mu lemmikauto. Ringi sõitnud ja selle ühe rehviga oli pidevalt probleem, läksin kuhugi siis sinna rehvi, sinna bensiinijaama, Circle K või ma ei tea, Statoil oli tookord, läksin seda siis pumpama sinna ja olin seal kapi ees seisnud, seal on see klaasist kapp, on ju, siis selle asja olin vist välja tõmmanud ja õigesti sinna õigesse rattaauku pannud, seda ma oskasin. Aga siis seal klapi peal oli siis õpetus, kus oli siis roheline nupp, punane nupp ja ma ei tea, mida veel, siis oli õpetus, kuhu mida vajutada. Ja mina olin vajutanud seal klaaskapi peal seda rohelist nuppu, aga see nupud olid ju tegelikult kõik kapis, on ju, aga mina olin nagu loll seal, on ju. Ja nemad noored kutid olid siis oma bemmiga mööda sõitnud ja vaadanud, saagim, vau, need umbes, et lihtsalt. Ja siis tema oli jäänud vaatama, nad aeglustasid käiku, on ju, sõitsid aeglaselt mööda, mis ma möllan seal. Ja siis tema oli märganud, et ma lihtsalt järjepidevalt vajutan kapi peal olevat mingit paberi, seda nuppu, on ju, õpetust, on ju. Oli välja tulnud ja siis öelnud mulle, et kuule, et kallikene, et need asjad nii ei käi, et sa pead kapi ukse lahti tegema. Siis ta päris nupu vajutan. Aga mitte see, vaid ta ütles, et teda oli hämmastanud see, et ma ei solvunud, ei hakanud seal, ei visanud midagi, või üldse midagi jätnud. Ma olin laginal kõva häälega naerma purskanud ja nagu oma rumaluse üle lihtsalt naernud täies kõrist. Ta ütles, see teda hämmastas, et tema oli nagu harjunud, et tuleb häbi tunda, kui teed midagi valesti või kuidagi silmad peast häbeneda või siis ongi turtsatada, ma tean. Ja ta ütles, et see teda hämmastas nagu kõige rohkem, mitte see isegi ei jäänud tal nagu meil, vaid see, et ma olin laginal lihtsalt naernud, see on oh my God, et täielik idiot. Sa oled selle kobakäpaga sõbraks saamise ära mästerdanud tänu. Ja, et see oli hästi lahe, et mind nagu erutas pigem see ja siis ma mõtlesin,
loo, et ma seda sündmust loomulikult ei mäletanud, aga see oli nagu tore meenutus, et millest meil jällegi keris jutt, et jumala pärast, kui keegi isegi nähvab või ütleb sulle midagi, hakkab sind õpetama, siis ära võta seda nii isiklikult, see on mul ka aastatega tulnud. Kui keegi ütlebki mulle, et midagi seal. No tegelikult ongi see, et ühtegi asja ei tohiks võtta isiklikult, et see on alati ju seotud selle teise inimesega, kes ütleb. Aga see jääb meil ketrama, mingid asjad jäävad ketrama. Mingid jäävad ketrama, aga see on ka üks asi tegelikult, mida tuleks nagu õpetada. Et natuke rohkem seda mitte solvumist või üldse nagu nii isiklikult igas hetkes nagu endasse jäämist või endale kindlaks jäämist, et sest tänapäeval mina nagu tänase päevaga võrreldes siin 10-20 aastat tagasi isegi, inimesed ei solvunud nii tühiste asjade peale, täiesti tõsiselt. Täna ma vahel mõtlen, et see ma pean väga kontrollima, kuidas ma ütlen, või millisel toonil ma ütlen või mida ma kirjutan, et jumala pärast keegi ei tunneks ennast halvasti. Et ma ei tea, mida ma olin Anne Stiili praegu selle peatoimetaja, selle Kelly Kipperil. Ta meenutab siiamaani, aga ma olen kindel, et ma ütlesin seda mingisuguses fotosessioonil, kus meil oli trillalla, trullalla on ju, ja ma olin ta kohta öelnud peletis, aga ma ei ütle kunagi inimesed nüüd peletis on ju. Ilmselt ma ütlesin, et see proovis võib-olla mingeid riideid või ma pean täpselt, tema mäletab kogu aeg ainult seda ühte sõna. Ja issand, võib-olla ma ütlesin, issand, milline peletis on ju. Ise samal ajal naerdes on ju. Ja ta ketrab mul iga kord, sorry nüüd Kelly, kui me kokku saame, me saame jumala normaalselt läbi, kõik on super, aga ja isegi kui ta kirjutab mulle meili ja ma olin ta kohtanud väike peletis veel, sest ta on lühikest kasvuga veel. Sina väike peletis ja siis kirjade lõppu ta kirjutab ka mina siin väike peletis nagu, või tervitab väike peletis. Saad aru? Ja siis ma tahaks täna, ma sain sellest joke'ist aru tükk aega, aga täna ma tunnen, ma olin just aga eelmine nädalavahetus pidasime mingit loengut ja siis jälle see vist tuli korraks. Siis ma tahaks öelda, aitab, ma sain aru, sa ei ole peletis, raune maha. Ma mõtle, kuidas see jääb nagu susse kinni sellised asjad. Endassegi nagu jäävad mingid sellised. Sa nagu ei... ma tahaks mingit tabletti selle vastu järsku oleks see unustamise tablett on ju, et läheks sellised... Võt siin tuleb jälle mängu see andestamine jälle iseendale ja teistele. No jaa, aga mitu korda sa jõuad vabandust paluda? Ma räägin sellest, et tema ja, aga ma mõtlen enda suhtes ka, et teedki kellegi. Aga sa peadki ühe ja sama asja pärast kogu aeg, sa peadki nagu andestama lõpuks. Kui keegi, või näiteks kui keegi teine sinult vabandust ei palu või siis sa lõpuks lihtsalt andestadki talle lihtsalt sellepärast, et sul oleks rahumaja sissekene. Sa ei saa ju koormaga ringi kõndida. Ja seda ma olen hästi palju kuulnud. Kõik see kättemaksu teema ja kõik need asjad, issakene. Aga sa näed ju meie noori inimesi, neid, mis need nii suunamudijad, mis nad teevad. Kellegil murdub küün ära. Sina oled süüdi. Kohtuste, sina ütlesid mulle selle hetkel midagi nii halvasti ja siis mul jäi küüs niimoodi siia ja siis see läks katki ja nüüd on kõik, mul elu on läbi kohtusse. Et mis asi see on, sellest ma nagu ei saa aru. Ja siis ma näen nende noorte inimeste puhul ka vahel, nagu ma vaatan mingid seltskondade, siis ma tean, et nad on eriti ergad. Ma ei tohi seal võib-olla öelda midagi kellegi kohta ma ütlesin printsessa, mõtlesin seda hästi, nagu ta ongi, näebki välja nagu imeline printsess nagu ilus. Ma mõtlesin selle all ilusat. Sa ei tohi seda sõna kasutada. Südame põhjani solvunud. Mõtlesin, issand, oota, mis asja, ma ei öelnud ju ometi kärnkon või midagi taolist, mida ma olen ka öelnud inimestele. Et sa ei tohi nagu täna nagu selliseid asju isegi öelda. Aga see läheb sinna samasse kohta tagasi. Ikka see nagu sa ei tea, kus see temalt tuleb, vaata, võib-olla tal ongi, ma ei tea, olnud väga, mingi autoritaarne kasvatus või siis iga asi, mis sellest tema enda normist välja läheb, see on kohe nagu siuke error, et aga mina tahaks oma elu vabalt elada.
ei, mul on ka samamoodi, et ma kipun nagu ma teen nalja ja ma ütlen naljaga, aga inimene ei saa naljale pihta, ja siis ongi niimoodi, et ei julge eriti nalja ka enam teha. Ei taha ju kedagi solvata. Et võib-olla seda siis jah. Aga siis peabki inimesed peavad õppima rohkem iseenda üle ka naerma. Tihtipeale ei oska. Vaata, ma ei tea, kindlasti olete nagu märganud mingisuguseid intervjuusid, kus kas intervjueerija üritab nagu et kuule, et see oli nii naljakas on ja siis inimene läheb kuidagi kohe nii kaitsepositsiooni, et lukku. Mis asja, kuidas oli naljakas, mis sa sellega mõtled? Et võtavad hästi isiklikult. Et tegelikult hoopis intervjueerija üritab seda inimest nagu kuidagi lõdvestada või kuule, et teeme mingi nalja alguses ja lähme edasi. Minu meelest Reikop on hästi peen igasugustes naljades, just siuke natuke inglaslik, et see piiripealne, et sa ei tea, kas võtta seda komplimendina või siis väikse sutsakana. See jääb alati siia nagu piiri peale, ma armastan sellist asja, mulle õudselt meeldib selline asi. Aga ma näen, et osadel inimestel läheb täiesti lukku. Ja, see ei sobi kõigile. Kahjuks. No võt, kus sa tead, järsku mul peab väike sildike kaasas olema või siia kleebitud. Mina nalja ei mõista. See oleks ju hea ka enda üle natukene jokimine. Et nojah, eks meil igal ühel on väiksed sellised. Ja eks sellega tuleb ka arvestada, et ega kõik ju ei olegi naljainimesed, aga kui me teeme selle natukene normaalsemaks ühiskonnas, selle enda üle naermise just, et siis on teistel ka lihtsam. Ehk siis, kui mingi jamps juhtub, siis naera esimesena ise. Ja siis viska nalja. Ma näen, et sul on kakao otsast, tähendab seda, et saade on läbi. Vaat nii. On sul lõpetuseks mingi tore tsitaat meile öelda, ega sa ei peagi kõike mäletama loomulikult, mis sa siia kirja oled pannud, aga näe, siin ongi lõpetuseks. No vot. No mis seal lõpetuseks on ikka öeldud, võin sealt midagi öelda jah, et näiteks seda, et kui sa kellelegi meeldid, siis sa meeldid selle pärast, aga kui keegi sind armastab, siis ta armastab sind sellest hoolimata, et see tähendabki lihtsalt seda, et kõik, kui sa kedagi armastad, sul need vead ju tulevad sellega, need vead on ju osa sinust, on nii normaalne osa, et issakene sind ju armastatakse koos nendega, et ära üldse põe. Ja siis midagi provotseerivat veel sinna lõppu siis, et see pärineb siis Rowlingult. Et inimestel on teistele lihtsam andestada nende eksimusi kui seda, et neil oli õigus. Aitäh! Ja kohtumiseni juba uuel nädalal.